Okei. Nii. Siin, kes siis varem liitusid, said vaadata ühte videot, mis siis sisuliselt oli suvaline nii-öelda YouTube'i video, mingi ameeriklase tehtud. Ja seal oli hästi palju paigaldusvigu, nii nagu Eestis paigaldada ei tohi. Aga noh, iseenesest noh, hästi palju saab õppida teiste pealt, teiste vigade pealt on kaval õppida. Selles mõttes on see alati hea mõte. Et soe soovitus õppida teiste vigade pealt. Nii, aga täna on siis plaanis rääkida teile sellisest asjast nagu natuke nendest jooniste teemadel. Ja siis räägime ajatööst, tükitööst, kõikidest sellistest asjadest. Nii, ma igaks juhuks teen siia ka salvestuse varukoopia. Aga eelmine tund jäi meil üks asi vaatamata. Nii, ma loodan, ma olen ekraani suurelt, et tuletan meelde, et see speaker view on vaja peale panna, eks ole. Meil eelmine kord jäi vaatamata üks slaid minu meelest. Ja see on siis slaid, mis käsitleb meil neid vahtplastplaate siin. Et nende mõõt soojustuses on siis palju väiksem kui varem. Et kui me varem kasutasime siin 3 ja 4 meetrise plaate, siis uus lamekatuse standard ütleb, et see plaadi suurus on tegelikult kuni 1,5 meetrit pikkus. Et laius on tal 1200, teen selle pliiatsi natuke väiksemaks, põhimõtteliselt 1200 korda 1000 on see mõõt, mis enamik tehased tegelikult annab ja Reiden annab 1500-st, et need on need EPS plaadi mõõdud. Nad on palju väiksemad. Ja see tuleneb sellest, et EPS-il on mahu kahanemine, mitte sellepärast, et ta oleks kuidagi praak, kui ta tehasest tuleb, vaid sellepärast, et ta ei saa piisavalt seista nii-öelda, et ta ei seisa piisavalt kaua pärast seda, kui ta on tehases valmis lõigatud. Ütleme siis nii, et ta peaks jämedalt öeldes üks kuu aega saama seista pärast seda, kui valmis lõigatud, aga kuna EPS lõigatakse valmis sisuliselt eelmisel päeval või halvemal juhul, vahet ei ole samal öösel, kui ta hommikul objektile jõuab, siis seetõttu toimub see lihtsalt see materjali stabiliseerumine, võiks isegi öelda. Tehased väljastavad korraliku materjali, aga kuna seisuaega ei ole, siis on meil see probleem, et mahu kahanemine, hiljem katuseid lahti lõigates on näha, et seal paari sentimeetrised vahed on tegelikult EPS-plaatide vahel. Ja on olnud siin mingisuguseid arvamusi, et see on kuidagi seotud sellega, et mehed ei ole viitsinud plaate kokku lükata, et tegid praaki ehituse ajal, siis tegelikult see nii ei ole. Väga ebamugav on paigaldada nii, et sa ei lükka plaate kokku. Et plaatide kokku lükkamine on väga lihtne, et lihtsalt põhimõtteliselt jalaga vastu eelmist kogu aeg ja nii ka mehed teevad, et keegi ei jäta meelega tegelikult plaatide vahele vahesid ja lastakse ka vahtu täis. Aga need lihtsalt tekivad hiljem ja selleks, et need vahed oleks väiksemad seal vahel, selleks ongi plaadid ise ka nüüd väiksemad. Et kuna praegu on ülemineku aeg, siis on selline teljaga peatöövõtjaga kokkuleppe küsimus, et mis plaadi mõõduga läheme, aga kindlasti järelevalved seda väikest plaati juba nõuavad. Et kes siin selle suure plaadiga veel tegeleb, siis olge ettevaatlikud, et hiljem ei peaks objektil hakkama pooleks lõikama, mis on veel halvem lahendus, kui see suur plaat sinna panna. Et kui ta juhuslikult tarnitud on. Aga jah, et need on siis need plaadid, mis EPS-ist siis nüüd objektile tulevad. Et nii ta on, sellega tuleb arvestada. Ja mõned muutused veel on siin, ütleme täiendused. Et täiendus on just selles, et kuidas seda vahtu lastakse püssiga siis objektil. Et kes igapäevaselt sellega peab tegelema või mehi seal juhendama, siis on nõue, et just seepärast, et kuna tihti ei lasta seda igale poole, seda vahtu, vaid lastakse ainult kas kuhugi alla põhja või sinna serva üles peale ainult sojustusele, siis nüüd peab paksu plaati igal juhul tihendama mitu korda. Ehk siis, kui siin on see sojustuse
üks plaat ja siin on see teine plaat, siis siia peab 2 korda panema püssi vahele, siia sügavamale ja pärast siia peale poole, kui on mingi 20 sentimeetri paksune plaat, et siis mitu korda lihtsalt seda. Et see nõue on väga selgelt standardis nüüd sees. Ja üks asi on siin veel siis, mis meil siin veel on siis, oli, kas ma nüüd oli, kus see oli, ahah, et konkreetne soojustusmaterjal. Et mis see tähendab? See tähendab seda, et villale ei ole mõtet lasta vahele vahtu. Et see ei täida oma eesmärki seal, mis on väga klassikaline olukord muidugi, noh, sisuliselt ütleme pealtvaade, eks ole, üks villaplaat, teine villaplaat ja nad ei hakka kokku, siis mis tehakse, mehed võtavad püssi ja lasevad siia lihtsalt vahtu, mis läheb kõvaks, aga vill on pehme, et siia tuleb lõigata villakuubik sellisel juhul vahele. Et see on ikkagi niipidi. Aga Eestis, kuna kõigil on kiire ja tükitöö, aeg on raha, siis just nimelt vahupüss on see põhitööriist ka villakatuste ja villapaigalduse puhul, mis ei ole okei tegelikult. Ja siin tekib teine oht, millest ma räägin rohkem, kui me oleme PVC materjalide puhul või plastmaterjalide poole, on see, et hakatakse lõikama liiga kitsaid villaribasid näiteks, mis ei püsi paigal, tulevad ära, et sellega hakkame ka arvestama, et kas see on üldse kinni. Et bituumeniga pole probleemi, aga küll aga mingisuguse plastmaterjaliga võib tekkida seal juba probleem omakorda. Et lihtsalt selline asi, mis mul jäi eelmine tund jäi meil käsitlemata. Nii, aga nüüd me oleme asjaga nii kaugel, et enne kui me läheme järgmisel tunnil juba tõsiselt nende katusekatematerjalide kallale, siis täna tahaksime veel puudutada jooniste teemat, rääkida natukene nendest, arutleda teiega võib-olla koos, et kuidas teile tundub see asi. Et noh, ma olen ka siin juba rääkinud teile varasemalt ja ka noh, kes on minuga varem vestelnud või mingit muudel teemadel, siis ma ikka olen neid, noh, ma ei taha öelda, et jooniseid kirunud, aga eks meil nendega kitsaskohti loomulikult on. Ja noh, mõned võib-olla sellised mõtted, asjad teile ka kindlasti neid teate, aga lihtsalt kordame üle ja võib-olla mõtleme siis ühiselt selle peale. Et noh, kindlasti, mis joonised meil üldse on ja millised nad on, et kas nad on täna enamasti arvutis, on nad siis PDF-id, DVG-d, et või mõlemad antakse tihtipeale ja kui hästi läheb, on ka mingisugune 3D variant veel kaasas või saab seda kuskilt siis ütleme sisse logida ja vaadata. Et noh, kasutame seda, mis on, eks ole, mis meil siis tavaliselt peatöövõtja või tellija ette annab. Aga katuse puhul see asi nagu, ma ise tunnen, et see peatöövõtja jaoks on, tema jaoks on see katus nagu üks selle hoone osa ja aga samas meile kui katuse ehitajatele on see tähtis osa, nii-öelda see meie põhiosa, eks ole. Et siin kindlasti on see erinevus, et kuidas üks sellesse suhtub, kuidas teine sellesse suhtub. Et noh, kindlasti, kui siin see mingid joonised on, see on seletuskiri. Et kuidas ma teile ütlen siis seda? Noh, mõned võtted ma panin siia kirja, et me saame põhimõtteliselt teada, et mida arhitekt või projekteerija seal üldse on välja mõelnud selle asjaga, et mida ta üldse ette kujutab, mis seal teha tuleks. Et noh, tihtipeale on see copy-paste eelmistest asjadest, mis tema on siis arhitekt või projekteerija teinud. Mõnikord on ka mingit asjalikku asja sinna sisse kirjutatud konkreetse objekti kohta, et see sõltub väga palju sellest konkreetsest projekti tegijast just nimelt. Ja siin ma panin ka ühe asja kirja, et me saame teada, et mida ta nõuab, aga me saame ka teada tegelikult selle, et mida see arhitekt või projekteerija katustest tegelikult ei tea. Et ka see kipub sealt seletuskirjast ja ka joonistest väga selgelt läbi kumama. Ehk siis tegelikult see on meil tegelikult probleem, et meil asi tegelikult taandubki selle peale, et nii-öelda meie, kes siis siin nende projektidega tegelevad, peavad tegelikult rohkem teadma oma eriala kohta kui see projekteerija arhitekt, mida samas ei olda tegelikult projekteerijate või arhitektide poolt valmis tegelikult
mõnes mõttes tunnistama ja ka järelevalvete poolt, et üldjuhul nemad peavad teadma seda kogu hoonet, aga tihtipeale nad ei tea seda kõike süvitsi, seda igat peent asja nii-öelda. Ja selleks peate tegelikult teie, kes te sellega igapäevas kokku puutuma, teadma neid peensusi, neid olulisi asju, mis on mõnikord väga tähtsad. Et siin kindlasti on see erisus, samas ma tunnen, et näiteks objektidel on see selline keeruline olukord, et just nimelt, et kas sa oled nagu nii-öelda tunnustatud, et jah, okei, sinu arvamus loeb või sa oled selline lihtsalt objektis on mingisugune üks alltöövõtjatest, nii-öelda vähetähtis tegelane, et sinu arvamus ei loe midagi, meie otsustame siin. Et see sõltub väga palju siis sellest üldiselt sellest ka iseendast, kes siis te parasjagu sellega tegelete, aga ka nendest teistest inimestest seal, et milline see suhtumine objektil on, et kes sellega siis kokku puutub, et kindlasti teil peavad olema need teadmised. Teil peavad olema teadmised ja üsnagi põhjalikud, et mida te tegelikult siin selle katusega siis teete, kuidas te ehitate ja neid teadmisi suutma ka teistele seal objektile edasi anda, nii oma töötajatele kui ka siis teistele mittetöötajatele, kes seal on need samad projektijuhid, objektijuhid, järelevalved, et nad saaksid aru, et teiega tuleb arvestada, et ei räägi niisama juttu, et see on kindlasti oluline. Okei, aga mõned võib-olla siin teile ilmselt ei paista see, ma tegin siia juurde, et näiteks siin on lihtsalt üks väljavõte, põhimõtteliselt üks seletuskiri koos mõnede joonistega, et kes seda ära tunneb või on juhuslikult äkki seda objektis ehitanud, see on mingi paar aastat vana nüüd, see objekt peaks valmis olema, siis ma tõin mõned asjad välja. Joonis, nool viib siia, kus on kirjas toimivad katused, 2013 on kirjutatud seletuskirja meil. Et näiteks selline nõue meil on. Ja siin allpool on veel üks nõue, ma tegin selle ka värviliselt, vaatame. Siin on kirjas veel, et C3 klassi peavad vastama need elemendid, mis on siin, kui teile vastatakse kinnitus, peab olema C3 ehk siis välitingimustes sobiv. Ja siis peab olema siin selline asi, siin teile, aga ma loen ette, siin on töövõtja peab lähtuma sellest, et hoonet tuleb ehitada lõplikult valmis, arvestades head ehitustava. Et selline loom on siin ka veel. Et ja põhimõtteliselt on see üsnagi kõik. Ja selle järgi tuli tegelikult valmis ehitada siis suur, ma ei mäleta, see oli mingisugune, see ei olnud tootmis, vaid see oli mingisugune suur kontori või mingi selline hoone. Et tuli valmis ehitada. Ja siin võtamegi esimese asja ette, et meil on siis põhimõtteliselt toimivad katused, Soome norm, või isegi mitte norm, vaid pigem ütleme kirjeldus, kuidas katust võiks teha. Ja siis hea ehitustava ehk need kaks asja. Ja mõnikord ma olen teiega või kellegi teisega siin ka arutanud, mis see head ehitustava on, aga siin ma võtan kohe selle teema ette, et reaalsuses meil ei ole head ehitustava olemas. Et me tõesti võime igaüks selle all mõelda erinevat asja, et see hea ehitustava nüüd saab vist üks paari aasta pärast saab 30-aastaseks nii-öelda, kui ta Eestisse loodi. Ja ta loodi sellepärast 90-ndate keskel, et ei olnud mitte mingisuguseid nõudeid, mitte mingisuguseid asju, mille järgi üldse peaks tegema ehituses midagi. Polnud seadusi, polnud mitte midagi sisuliselt, et kes seda aega veel mäletab või selle ajal ka midagi ehitas, siis seda võib-olla teab, et kes siin võib-olla hiljem on ehitustega liitunud või nooremad, et siis seda ei tea. Aga jah, sel ajal see ehitustava, see sõna tuli, see hea ehitustava, et kui midagi ei ole, siis vähemalt midagi, et teeme siis hästi, aga just nimelt, mis see hästi on. Et see on igaühe jaoks väga ebaselge asi. Et tegelikult lõpuks taandub see ikkagi tänapäeval nendele samadele nõuetele, standarditele, mingisugusele reeglistikule ja lamekatus on siis meie lamekatuse standard 920/5 ja siis 2023 väljalase viimane. Et ega siia võib see arhitekt või projekteerija igast asju sisse kirjutada, et teeme hea ehituste järgi, aga kui me hakkame lõpuks vaatama nii-öelda nagu seadusi või mida iganes, et kui mingi jama on, siis tegelikult see hea ehitustava langeb kohe asjast välja ja hakatakse vaatama, tegelikult on olemas ju nõuded asjale, et mitte ei ole mitte mingisugune hea ehitustava. Või tahab end keegi täiendada, parandada sel teemal, et sisuliselt mina soovitan küll
selle sõna hea ehitustava tänapäeval ikkagi tõsta kõrvale. Et ta nagu kõlab hästi ja tundub hea asi, aga reaalsuses me selle järgi midagi teha ei tohi ega ei saa. Et see lõpuks on see hea ehitustava ikkagi mingisugune reeglistik, tänapäeval mingisugune seadusandlus, mingisugused muud nõuded. Mitte lihtsalt sõnakõlks, ütleme siis nii. Nii, siis kindlasti teie jaoks on oluline see, kes nüüd võib-olla selle paberitööga rohkem tegeleb, et mis seal lepingus kirjas on, kuidas see sõlmitakse ja nii edasi. Ja siin ma kindlasti toon välja selle, et teha tuleb selle järgi, mille te alla kirjutasite. Ja ma olen siia kirjutanud sellise lause, et kui Soome normidele alla kirjutada, siis on see rumalus. Et minu meelest on. Ma ei näe seda põhjust, miks me peaksime alla kirjutama sellele, lihtsalt sellepärast, et me tegelikult ei ehita nende Soome normide järgi. See on see asi. See projekt juba iseenesest, seesama projekt, kus oli kirjas, et lihtsalt toimivad katused ja C3 klass ja kõik sisuliselt lamekatuse kohta teema, siis see juba iseenesest ei vasta. Joonised ei vasta sellele Soome normidele, sellele rüllile, millele kõik alla kirjutavad nii-öelda vaikides. Siis milleks me selle alla kirjutame, sest tegelikult on niimoodi, et niipea kui me selle alla kirjutame, siis päriselt, kui tõesti peatöötaja tahab meile nii-öelda käru keerata, siis ta seda teha saab, sellepärast, et me ei suuda neid nõudeid täita. Meil pole jooniseid, et neid täita, meil pole tegelikult raha selle jaoks, et neid täita, sest keegi ei arvesta, mis seal see asi maksab nii-öelda, kui päris need nõuete järgi tehti, eriti kui näiteks on need, seal on klass 1, klass 2, hinnavahe on sisuliselt 3-kordne. Et tavaliselt klass 1 järgi ei tehta, aga on ka projekte, kus see kirjas on, et sellised asjad, et kindlasti, kes lepingutega asjadega tegeleb, siis mina ütlen, et laske kirjutage sisse see Eesti lammekatuse standard. See on lihtne, loogiline, selle järgi saame kõik eesti keeles lugeda, saame selle järgi ehitada, mingi jama on, otsime välja, kui on näiteks küsimusi, et okei, see standardi käsitleb, meil on mingi arusaamatus, siis saadate kirja, kas siis EVS-i või saadate katusliitu, mis siis tuleb mulle ja tuleb komisjon kokku ja arutab selle küsimuse läbi ja annab teile vastuse. Et mis siis olukord on, et kuidas seda ära lahendada, kui teil tekkis nii-öelda omavahel mingisugune vaidlus. Aga kui te hakkate vaidlema mingisuguse rülli üle, siis teategi seda vaidlema, et ei saa isegi mingisugust tagasidet ju tegelikult selle kohta. Et seetõttu ma soovitan küll tegeleda ikkagi nendele Eesti standardi põhjal ehitamisega. Et siin minu meelest ei ole meil eriti muid variante, kui me tahame ehitada normaalselt, võimalikult väheste vaidlustega ja kõigile arusaadavalt, et mida me teeme, kuidas me teeme. Et siin see on küll selline asi, aga ma tean, et sellega nii-öelda paljud ei tegele, õigemini kirjutatakse vaikimisi alla sellele, mis peatöövõtja ette annab. Et mina soovitan kõigil selle vastu võidelda, siis hakkavad ka peatöövõtjad rohkem selle peale mõtlema, et mis nad tegelikult, mis paberil esitavad. Tahab keegi midagi täiendada, täpsustada, oma muljeid rääkida sellest? Väga teretulnud. Et selles mõttes paneme selle standardi siia endale sisse igasuguste lepingutesse ja asi muutub palju lihtsamaks, et mina, kui ma katused ehitasin, tegin seda aastaid ja tõesti ütlen, et ma arvan, see päästis nii rahaliselt, rahakulusid hoidis kokku, ka muutis selle asja lihtsalt kõigi jaoks paremaks. Seetõttu soovitan seda ka teile, kes te selle ehitusega võib-olla rohkem kokku puutute. Nii, siin üks slaid, mida ma siis just ka rääkisin, et just nimelt
kes ehitab, selle ehituspoolega tegeleb rohkem, siis te peate tegelikult rohkem teadma. Isegi kui seda keegi nii-öelda ei taha tunnistada, siis te peate need vead, mis on seal projektis ära parandama, tegema tegelikult õige asja, mis tegelikkuses toimib. Et tõesti nii see on. Et ma toon siin võib-olla sellise totra näite, ma ei tea, kus totter, aga mõnikord ma olen seda rääkinud ka, et nüüd on see PVC juba laialt levinud, kõik paigaldavad seda ja teavad, kuidas see käib, aga siin ütleme, võib-olla 10 või rohkem aastat tagasi oli neid paigaldajaid vähem ja ka teadmisi oli vähem, siis oli meil üks selline objekt, suhteliselt suur objekt siin Tallinnas, riiklik objekt ja järelevalve oli seal, katusekatteks oli PVC ja järelevalve tuli, me olime alustanud selle tööga ja järelevalve tuli katusele, tulgi katusele, ta pistis pea luugist välja, vaatas, ahah, PVC läheb siia katusele, läks tagasi ja rohkem ühtegi korda me seda katusel ei näinud. Kogu suur katus tehti valmis nii, et järelevalve ühtegi korda see katusel rohkem ei käinud. Ta ei olnud valmis endale tunnistama, et ta ei tea sellest materjalist midagi ja nii ongi. Et ta ei tahtnud, ma saan aru, et ta ei tahtnud ennast lolliks teha. Samas ma leian, et see on nagu järelevalve poolt väga vale käitumine. Et siis peaks nagu neid teadmisi omandama, et okei, kui on talle võõras materjal. Et oleks võinud seal ju mida iganes kokku keerata, et sellised halvad näited. Teistpidi on ka vastupidised näited, kus tõesti järelevalve ei tea, ta tuleb, küsib ja selgitame, näitame, okei, näed, see käib nii ja teie, kes te ka sellega kokku puutute, selle ehituspoolega, teie töö on seesama, see järelevalvete harimine nii-öelda. Et nad ei tea kõigist kõike ja kes on vähegi selline normaalne ja on valmis nagu midagi juurde õppima, siis kindlasti tasub neil rääkida ja selgitada. Et meil on olnud väga palju objekte, kus tõesti me näitame järelevalvele, mida sa pead kontrollima. Näed, seda asja sa pead meil kontrollima, me teeme nii, kontrolli nüüd, kas me tegime nii. Et selliseid asju, et minu meelest selline suhe on nagu hästi hea. Et see aitab mõlemat ja see aitab ka järelevalvet edaspidi järgmiste objektidega. Aga kahjuks on inimesi igasuguseid, et mitte on halbu näiteid, on häid näiteid, et kindlasti ka teil, et on erinevaid olukordi. Et jah, aga sellest ei pääse, et salaja peate te rohkem teadma, kui siis see võib-olla, kes selle joonise valmis tegi. Nii. Jooniste probleemkohad. Et need on meil aasta-aastaste. Jah, tasapisi joonised lähevad paremaks, et ütleme nii, et eramu tehakse tihtipeale valmis nii-öelda 4 vaadet ja kui hästi läheb, siis on katusevaade. Kui nii hästi ei lähe, on põhimõtteliselt mingi korruse, esimese või teise korruse põhjal arvutatakse katus välja ja tehakse ära. Aga ütleme, suuremate hoonete puhul ikkagi on olemas ka mingisugused sõlmlahendused, kui head või halvad nad on. See on ise küsimus. Aga jah, igaüks, kes nende joonistega tegeleb, peab arvestama, et on joonised, aga on see, mis tuleb päriselt teha. Et ma ütlen seda mingi varasemal tunnil, ma ütlen ikka jälle, et see on väga halb, et see asi ei lähe omavahel kokku. Et tõesti, me siin liidu pealt proovime ka, et seda nii-öelda teadlikkust tõsta ja meil on siin ka mitmeid ettevõtteid, inimesi, kes ka tegelevad sellega ja korraldavad koolitusi just nimelt, et tõsta seda üldist teadlikkust, seda, mis on, see on väga vajalik tegelikult. Et väheneks see mure, et ehitaja peab ei milleski midagi valmis tegema ja siis ikka on süüdi nii-öelda. Et jah, see raske koht siin on. Vaatame siin mõnda joonist, ma ei tea, kui hästi selle paistab. Teeme ta, ma ei tea, kas suuremaks saan teda. Natuke sain, aga ma näen, et teile ta ikka ei paista. Siin on see klassikaline olukord, mis ma siis eelmine tund teile tegelikult rääkisin. Et ma võib-olla joonistan siin üle, et siin on äravoolukohad on siis meil, ma ei saa siis joonistada, kui ma ta nii suureks teen.
ma pean ta tegema väiksemaks tagasi, muidu ma ei saa talle peale joonistada. Et äravoolukohad on meil siin. Ja siin ongi need klassikalised kalded nüüd, millest eelmine tund oli juttu. Et siin nad sellised on. Lähevad sinna hoone nurkadesse. Ja see, kes selle hoone valmis ehitas, see teab, et ta ei teinud selliseid kaldeid. Ta ei ole sellist aega arvestanud ja siin ma veel pikalt ei peatugi, aga klassikaline joonis, siin ei tulegi võtta nagu, kui keegi seda ära tunneb, et või ma ei tea, tuttav nii-öelda, siis ei ole mõtet nagu solvuda, sest see on lihtsalt tavaline asi. Aga just nimelt, et selle asemel teha siia siis need nii-öelda need päris vastukalletega variandid siia, nagu oleks siin olnud õige teha, nagu see hoonega ilmselgelt tehti, siis nii ta on. Et siin polegi võib-olla midagi lisada, et me eelmine kord nüüd arutasime seda päris, või üle-eelmine, millal me seda arutasime juba, esimesel tunnil vist isegi juba. Tihti on see, et seda katuseplaani polegi, tuleb võtta asja viimase korruse plaani järgi ja isegi kui on katusejoonis, siis tuleb vaadata ka viimase korruse plaani. Just seepärast, et kus kohas on need šahtid, mingisugused torud, asjad, et mida ei ole tegelikult katusejoonisele tihtipeale märgitud. Et see on ka tavaline, või tuleb võtta üldse mingisugune ventilatsioonijoonis veel välja. Aga näiteks peatöötaja tihtipeale ei anna seda, kuna arvab, et seda pole vaja. Samas selgub, et katus on tihedalt mingisugused torusid täis. Samas ühelgi joonisel, mis teile edastati, sellist asja ei ole. Väga suur probleem, hoopis kulukam ehitus, eks ole. Seetõttu viimase korruse plaani ka vaadata, kui midagi muud ei ole esitatud. Igasugused lõiked, vaated, sama lugu, saaks aimu, mis kujuga see hoone on, kus need seinad on, kus on parapetid, millised nad on, et ma arvan, kõik te seda teate, et siin midagi võib-olla väga pikalt seletada ei olegi. Aga siin ma tõin ka mõned joonised välja. Teile see kiri ei paista, see on liiga väike. Ma ei saa, te igal juhul seda ilmselt ei näe, et ma vaatan, kui ma panen ainult selle niimoodi veel suuremaks, siis ikkagi teile ei paista. Põhimõtteliselt, mis ma siin soovin selle joonisega lihtsalt öelda, ongi see, et mis siin peal kirjas on. Et sisuliselt on siin peal kirjas, et siin on SPS pealiskiht, TL2 ja aluskiht, TL2, mis on iseenesest hea, et me saame teada, et on 2 kihti bituumenit. Samas on olemas projekte, kus on kirjas 2 kihti PVC-d, mis on võimatu, mida ei saa paigaldada, eks ole. Et see annabki meile teadmisi näiteks sellest, mida arhitekt teadis, eks ole, või projekteerija. Et siin on nii-öelda see klassikaline KL1 lõige, et siin on selle järgi tegelikult ehitatakse ju see katus välja, et on see KL1, mitu iganes neid KL-si on erinevat kasapindu, et nii ta on, ja tihti see, mis siin kirjas on siin nendes märkustes, vot see, mis meil siin siis on, mida te lugeda küll ei näe, aga mis siin on kirjas ja on isegi olukordi, kus see ja see sama joonis siin ei lähe omavahel kokku. On ka selliseid olukordi, et te peate kes sellega joonistega tegeleb, väga põhjalikult lugema. Või ütleme, kui on seletuskiri, vaatate seletuskirja, siis hakkate lugema, mis siin kirjas on, siis need omakorda ei lähe kokku jällegi. Et see, ma ei saa öelda, et see nüüd väga tavaline on, aga neid olukordi esineb, et kindlasti tuleb see materjal kõik omavahel läbi töötada. Siin on see klassikaline katus, siin on meil veel mingisugune nii-öelda terrass. Et need joonised on tegelikult siia pandud sellepärast, et siin on neid erinevaid puudusi ja kitsaskohti, aga ma arvan, me neid ei hakkagi siin arutama, et lihtsalt vaatame üle. Võib-olla toon siin selle joonise välja. Et see on nüüd sellesama hoone joonis, mis te pealt vaates nägite, kus ma katusest joonistasin, seal oli liigendatud parapett, liigendatud sein. See on kirjas, siin on ainus joonis parapeti kohta. Sellel hoonel oli tegelikult kokku 5 erinevat parapetti ja see on ainus joonis. Ja
niivõrd hästi valvasti, kui see teile paistab, siis see lahendus siin, kuidas siia see kalle tekitada, see ei ole reaalne. Seda see ei saa teha. Et noh, sisuliselt on see kasutuskõlbmatu. Pluss see, et tuleb vaadata, mis fassaadid on, et tuleb teha erinevad parapetilahendused, kõrgused hakkavad mängima sellest tulenevalt ja kõik see, ja see muudab seda hinda lõppkokkuvõttes väga palju. Et tuhandeid ja tuhandeid nii suure hoone puhul. Et kõiki sellist asja, kes vähe hinnapakkumistega tegeleb, peab väga hoolega jälgima, et joonised lihtsalt ei ole piisavad, et nii kurb kui see ka ei ole, see on meie reaalsus. Et sellist parapetti ei saa antud joonel üldse teha, pluss see, et sul tuleb veel pluss 4 tükki veel sellele joonisele lisaks ise välja mõelda, et kuidas see teha saab. Tavaline, klassikaline olukord. Samas siin on olemas vähemalt katuse äravoolu lahendus antud projektis, mis on tore, kohe eraldi toodud välja, eks ole, et tuleb selline niimoodi teha. Et jah, kuidas keegi seda katuse äravoolu nimetab, et siin on neid erinevaid nimetusi mulle kirja pandud, et mina nimetan seda tavaliselt katuse kaevuks, ametlikult on ta katuse trapp, äravoolu lehter oli vist, jälle ma jään segi, kumb ta oli meil standardis, lehter või trapp. Isegi lehter oli vist, ma hakkan praegu mõtlema. Aga kõik need vasakul need nimetused on üks ja sama asi. Et kes võib-olla igapäevaselt sellega nii-öelda ehituse kokku ei puutu, siis tuleb ühtemoodi aru saada kõigist sellest. Sõlmide lõikeid oli ka näiteks antud joonisel oli olemas luuk, väga tore. Õigemini, see oli ventsaht, luuk oli ka vist isegi. Ventsahti joonis, mida tihtipeale ei ole. Kuidas see ära lahendada? Ja on tuletõkketsoonid olemas, kõik asjad siin, et tuletõkketsoonid ilusti teedõht joonistatud siia. Et kõik see on väga, väga hea. Jalgade asetus vent torudel, väga harv joonis, väga harva seda kohtab. Siit näiteks see joonis on olemas, saad aru kohe, et okei, mul tuleb siia võib-olla mingi 100 jalga kokku. Katusesse tuleb teha ülespöördeid, eraldi neid punkte nii-öelda, mis lähevad läbi sojustuse, väga palju, tohutu töömaht. Et ei ole harv olukord, kus selle saab siis teada, kui katus hakkab nii-öelda valmis saama, nüüd tuleb ventilatsioonimehed mingeid asju panema, mingeid raame. Et see on ka väga tavaline. Et kes joonistega kokku puutub, siis tõesti nad vajavad süvenemist, väga põhjalikult süvenemist, mis ja kuidas, kuhu, kui palju ja just nimelt arvestama peab sellega, et päriselt ei saa nii teha, nagu joonis ütleb, mis on kõige halvem asi. Et tuleb siis teljaga, selle peatöövõtjaga läbi arutada lihtsalt, et kuidas päriselt teha saab. Ma tõesti ootan seda aega, kus saaks teha joonis järgi. Et see oleks nagu ülimalt tore. Nii, ma panen siin oma videoedastusseadmel laadima. Et ja üks asi veel paari sõnaga on need mahutabelid. Et näiteks antud projekti juurde käis ka mahutabel, siis peatöövõtja poolt edastatud, mis on üllatavalt põhjalik. Teile ilmselt ei paista siin see, aga on ka ridasid, nii-öelda peatöövõtja siis ridasid, kus on kirjutaliselt, ma ei tea, katusetööd või ma ei tea, 3, 4 või 5 rida, mis see kokku maksab, sest peatöövõtjat huvitab see nii-öelda see iga asja kogumaksumus. Aga ma ütlen ikka jälle, et see paarirealised pakkumised on tegelikult prügi. Et katuse ehitusettevõttena, kes sellega tegeleb, peab esitama väga põhjaliku hinnapakkumise. Mitte selle mahutabeli põhise pakkumise. Jah, asju võib sinna ka nii-öelda ümber kirjutada, aga selle reaalse pakkumise, kus on asjad päriselt kirjas. Mida tehakse, kui palju tehakse ja nii edasi. Mitte see 2 rida, et KL1 maksab nii palju, KL2 maksab nii palju ja kõik on. Et just nimelt, et kui palju midagi kulub, et see vähendab seda probleemi. Sest et kui tõesti minna nii-öelda selle üldise pakkumise peale või
tehagi pakkumine, nii-öelda 5-realine pakkumine mingisugusele objektile, siis ongi see olukord, mida pakuti, kas see töö oli sees, kas ei olnud sees. See on hiljem sisuliselt iga selline asi on vaidluskoht. Ja neid vaidlusi on väga ja väga palju, täiesti mõttetuid vaidlusi. Kui hinnapakkumiskirjas rida kaupa, mida tehakse ja rohkem ei tehta, kõik on arusaadav. Aga mida üldisemalt ja ebatäpsemalt kirjutada, teistpidi võib selles lootuses, et seda ei ole, et ma seda kirja ei pane, pärast küsin raha juurde, siis teate, et raha juurde ei saa, on ju. Ka peatöövõtjad üritavad oma teljadelt selle meetodiga raha saada, on ju, aga see on alati probleemne. Et seetõttu, mida põhjalikum hinnapakku, mida täpsem, iga kruvi pole vaja üle lugeda, on ju, aga nii-öelda hinnapakkumisse pole vaja kirjutada, aga sisuliselt väga-väga põhjalik hinnapakkumine on kõigi jaoks väärt asi tegelikult. Et hiljem võib see väga palju närve säästa ja ka raha säästa. Et jah, seetõttu need peatöövõtjate mahutabelid, nende täitmine on eraldi küsimus. Osad ettevõtted kasutavad siis nii-öelda oma programme, ka katusettevõtted suuremad kasutavad, väiksemad teevad Excelis või käsitsi. Et mina olen mõlemad pidi teinud, aga lõppkokkuvõttes ikkagi tuleb nii-öelda ise üle joonistada, välja arvutada ja siis nad sinna kas siis programmi kanda, on see siis spetsiaalne programm või mingi Excel, mingi muu asi. Et jah, seetõttu, kes selle hinnapakkumisega tegelevad, tehke võimalikult põhjalikud. Nii, okei, joonised kirjutud. Kas kirjutud, aga lihtsalt ma ütlen, meil on probleeme ja me peame sellega alati arvestama. Me peame alati arvestama, kes iganes joonistega kokku puutub ja ei tahagi öelda, et arhitektid või projekteeritajad halba tööd. Esimene variant on see, et neile ei maksta piisavalt selle projekti eest. Et teile tahab raha kokku hoida, tee 4 vaadet ja aitab küll ja võta standardjoonised nii-öelda sisuliselt, mis siis, et nad hoonele ei sobi. Et see on esimene asi, miks ei ole põhjalikke jooniseid, on ju. Ja siis need kõik muud asjad sinna otsa, et siis kõik lõpuks kuhjubki sinna ehituse nii-öelda lõppfaasi, kus peab selle valmis tegema, tekib probleem. Et jah, seal võib olla miljon põhjust, miks meil on need joonised sellised, nagu nad on. Ja seetõttu me peame nendega kuidagi hakkama saama. Nii, aga läheme järgmise teema juurde, mida ma tavaliselt olen võtnud küll siin selle kursuse lõpupoole, aga ma mõtlesin, et käsitleme siis need teemad ära, sellised üldisemad, ja räägin teile täna ka ajatööst ja tükitööst. Esimest korda ma rääkisin sellel teemal 2021, siis mind süüdistati kartelli tegemises ja muudes asjades, et üritan korraldada ma ei tea mida, aga nüüd, kui meil on 2024 ehk siis 3 aastat hiljem, on asi palju parem. Nüüd on see palju reaalsem asi ja enam ütleme, et arvatakse, aga mitte nii väga, et see on võimatu, et me ajatöö järgi ei saa midagi teha või et tükitöö on maailma kõige parem asi. Ja täna sellest ka siis käesoleva tunni teises pooles räägin.